midagi suuremat. Oh, läks ära. No tere jälle kõigile. 6. august ja olen juba viimasest videost tuttavas kohas. Võtan veel puhkusest, mis võtta annab. Homme-ülehomme ei ole kindel, kas saan tulla. Ja mõtlesin, et tulen täna käin ikka tiiru ära. Hommikul tulin Tallinnast, ostsin portsu usse kaasa ja jätkan siin siis oma traditsioonilist püügiviisi. Sinna soppi läheb räim haugi jahtima, pärast võib-olla sinna tahapoole. Kuskile siia vahepeale üritaks siis põhjaõnge sokutada ussidega ja loomulikult loobin kogu lõigu erinevate lantidega läbi. Eile oli kohe vahelduseks siin põnevam päev, võtte oli palju. Koju küll ei saanud kahjuks midagi tuua, aga nägin forelli, haugi, ahvenat landiga tuli. Ahvenat oleks saanud isegi koju tuua, aga mul ei olnud sumpa kaasas ja ei hakanud seda kahte lõpuks koju tooma. Täna võtsin sumba kaasa, ussid kaasa ja pikka loba ei ole. Panen asjad püügile ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. Nii, kindel ei ole, aga midagi vist on põhjaõnge otsas või on lihtsalt ikka siputab jah. Või mängib vooluga nii kõvasti. Ja olemas. Vaatame, kes see on. Ahven kindlasti. Ahven jah. Noh, niisugune keskmine. See läheb nüüd kohe sumpa. See on niisuguse suurusega, et heal juhul võib proovida ka elussööda õnge otsa panna, aga näis. Jälle korralikult sisse saanud ja nii, aga kätte saime. Sai haiget ka. Nii, läheb sumpa praegu ja siis vaatame edasi. Nii, peale pikka vaikust tundub, et keegi võttis põhjaõnge. Vaatame, kes seal otsas on. Ja kas on. Ja kas kätte ka saame. Täitsa olemas. No, midagi keskmist. Ahven või forell. Ahven. No niisugune keskmine jälle läheb sumpa ja siis vaatame edasi. Päike hakkab nüüd loojuma. Äkki see teeb olukorra paremaks natukene. Korralikult jälle sisse saanud ja noh, ei taha kätte anda. Nii, siia tuleb kohe uus uss ka panna ja kole kesin on täna see lugu jälle. Aga no midagi ei ole teha. Jätkame. Nii, nüüd on midagi põhjaõnge otsas, aga midagi väiksemat vist. Vaevu siputab seda. Vaatame järgi. Ja olemas. Ei teagi. Päris kõvasti hakkab vastu. Mis asi see nüüd on siis? Haug, kurat. Haug, jah. Lahe kujure. Ussi võttis. On näljane siis või? Eriti äge. Oh jummal, sellel on konks nüüd nii sees, et selline poiss siis. Ma lähen nüüd siis konksu päästma, see on nüüd nii sügaval sees, et vaatame, kas saame kätte. Nii, konks käes ja läheb tagasi. Ots sulle siis.
lant ei taha, auk sööb ussi, mis järgmiseks? aga midagi, põhjakale uus uss ja tagasi. nii, keegi nüüd igastahes võttis, aga mis asi see on? Väike ahven arvatavasti. jah, selline siis. proovin nüüd erinevaid lante siin ja võttis sellist. okei, läheb sumpa ja jätkame. Spinningu tõmbas vette, see midagi suuremat. Saapad jalast ära ja spinning on õnneks siin samas vees veel. Mis asi see nüüd oli siis? Loodetavasti ikka jääb alles. Kurat, spinja tõmbas vette, sellist asja pole veel näinud. Ja olemas. Otsa poiss. Midagi suuremat. Sellist actionit ei olegi olnud. Oho. Ka selle augu. Midagi suuremat. Läks ära. Vana kurat. Mis ta nüüd siis puruks tõmbas? Tuli lihtsalt lahti. Oi pergele küll, mis asi see nüüd oli? Nii, konksud on kõik alles. Tõmbas lihtsalt lahti. Arusaamatu, kui millist ta nüüd võttis siis. Arvatavasti keskmist väikest, sellel on uss kõige rohkem ära söödud. Aga noh, sellist actionit pole veel olnud, et spinna siit vette tõmbas kohe. Arvatavasti oli siis ikka haug jälle. Kahjuks ära ei näinud. Vot sulle siis lugu. Kurat küll. No nii, aitab tänaseks küll, ma arvan. Võtte enam ei ole. Ja tuleb koju minna. Enam ei taha põhjakat ka keegi. Aga noh, täna siis vähemalt oli actionit. Sai jalgupidi vees käidud. Mingi imelik küüratu monstrum vedas meie põhjaõnge ridva vette ja selgusetuks ta jäigi, kes see oli. Ühesõnaga, siin kohas tasub käia. Võimalik, et sellest saabki mõneks ajaks minu nii-öelda põhikoht. Homme vast selgub, kas homme-ülehomme saan veel kalale tulla või mitte. Vaatame. Võimalik, et nädalavahetusel tuleb jälle korraks linnas käia, siis pühapäeval tagasi ja ongi puhkus läbi. Ja siis jäävad kalalkäigud kõik kas nädalavahetustele või kui tõesti on mingid muud asjad vaja kundaskäiguga ühildada, et siis saab ka jõe äärest läbi käia. Ja ega siin pikka pidu ei olegi, august on veel jäänud. Siis hakkab jälle jõeforelli püügikeeld. Haug ja ahvenat saab edasi püüda, aga näis. Südamest loodan, et see suur kala, mis täna siin pulli tegi, oli ikkagi üks suur forell. Hea sellise teadmisega magama täna minna. Aga okei, jällegi aitäh, et vaatasid. Nagu ikka, pane like ja subscribe või alla. Ja kui uus video tuleb, siis tule tagasi. Äkki järgmine kord õnnestub see purakas siit kätte saada. Nii et näeme järgmine kord ja tšau!